Hei, jälle on nädal möödas. Ja nagu lühidas ütlesin, nädalad mööduvad tõesti kiiresti. Aeg möödub kiiresti, terve see aasta on läinud väga kiiresti, märkamatult. Aeg ongi kiirenenud. Keegi väitis, et 24 tunnist on pool järgi jäänud. Võib-olla ongi, sest nagu sa istud maha midagi tegema, nii on topelt aeg mööda läinud võrreldes sellega, mis siis vanasti jõudsid selle sama ajaga teha. Et pole üldse ime. Ja käes on juba kellele jõulude aeg, kellele valguse aeg, kellele lihtsalt aja võtmise aeg. Ja mida siis universum tahab sulle selleks nädalaks öelda? Kui ma enne küsisin, siis juba mulle tuli selline vastus, et võtta aeg maha, lubada endale olla vaikselt, teadvustada, mis sinu sisemuses on, sest selle sisemise pagasiga lood sa seda, mida sa enda elus siis koged, milline on sinu reaalsus. Ja elus on juba nii, et sa koged seda, mida sa ise oma mõtete ja reageeringutega siis otsustad, valid ja kuidasmoodi sa siis millessegi suhtud. Kas ühined või oled neutraalne vaatleja või siis suudad jälgida igat hetke oma elus ja läbi selle siis luua omad põhimõtted, reageeringud ja siis suhtumised millessegi. Aga muidugi kõige tähtsam on see, et millega ühined. Seda sa siis enda ellu tegelikult tõmbad, lubad ja lased. Kuidas mitte siis ühineda on tegelikult see asjaolu, et kui sinu teadvus on oma teadlikkuses, ehk siis teadvus moodustub valikutest, emotsioonidest, need omakorda loovad vibratsioonid, mis on kõrgemas või madalamas tiheduses ja selle läbi moodustub sinule siis teadlikkus mingitest asjadest ja siis sinu teadvus saab neid kasutada ja teadvus on kaasa antud sulle juba sünnist saati, aga ta moodustub omakorda maises maatriksis sellest, mida sa sisaldad. Nii et kõik on omavahel seotud. Nii, aga valime siis kaardid, kell liigub ja võtame 3 kaarti siis selleks nädalaks. 1, 2 ja 3. Sellised imelised kanaldatud valguse sõnumite kaardid. Ja kaardipakki ma vist ei näidanud, on selline, ehk siis anum ehk poolkuu, mis hoiab endast sinu energia välja ja kui see on püsivalt täitunud valguse energiaga, siis sul on püsivalt ja piisavalt energiat olla heaolus ja külluses igal tasandil. Nii et iga kaardi valimine annab sulle siis võimaluse täita ennast valguse energiaga. Esimene kaart universumi sõnumine on sulle tunneta, mis annab sulle elujõudu, et stabiliseerida kehas võnkeid tundlikkuses ja tundlikkuse ja tervise olemise suunas. Nii et on see tegevus, toit või siis mõtteenergia. Sa oled hoitud. Tegelikult, kui hästi läheb see kokku sellega, mis sa mulle enne universum ütles, et mis annab sulle elujõudu ja stabiliseerib sinu võnkeid terviklikkuse ja terve olemise suunas. Aasta lõpp on alati selline aeg, kus tahes-tahtmata, kas sa tahad või ei taha, elu võtab sulle aja maha, et sa vaataksid otsa kas aasta või olnud elu asjaoludele, annaksid vabaks, transformeeriksid ära, mõtleksid ja valiksid ümber
seda soodustab ka selline pime aeg, mis praegu on, kus õhtud on pikemad ja aega on rohkem selliste asjade üle mõtiskleda. Toetav kaart sellele sõnumile on selline ja otsusta, et sinu reaalsus, see on rahu ja tasakaal ja armastuse seisund. Olen püsivalt harmoonias. Nii, kaart kukkus maha. Et saad otsustada, sina saad otsustada. Ja selleks, et sa oled elujõus ja stabiliseerida suudad oma kehapõnkaid, sellele aitab kaasa siis see, et sa ise otsustad seda, milline sinu reaalsus on. Kas seal on rahu ja armastuse seisund? Või lähed sa kaasa välise maailma nii-öelda manipulatsioonidega, reageerida millelegi hirmu või viha või rahulolematusega? Ja kolmas sõnum, mille läbi sa saad seda luua, on siis selline. Nii, elu on nagu täringumäng. Iga otsus, mida mõtetega teed, on loov energia. Keskendu veidi või loe mõttes 10, enne kui oma mõtete täringut veeretad. Ja afirmatsioon on või teadvustamine: olen teadlik valgusolend. Nii et esimese kaardi sõnum oli, et oled hoitud. Teine on, olen püsivalt harmoonias ja kolmas, olen teadlik valgusolend. Nii et sinust endast oleneb, mis sinu elus toimub. Nii et enne kui otsustad millelegi reageerida, ehk oma täringut veeretada, reageeringutäringut. Loe kas 10 või siis ütle stopp ja mõtle hetkeni. Mina, kui olin väike laps, mul ema ütles alati, et enne kui sa midagi välja ütled, loe 10. Ja tegelikult proovi seda. Tihtipeale on niimoodi, et hoides ennast tagasi, lugedes mõtetes 10, läheb sul see reageeringu tegemise soov üle ja sa saad aru, et tegelikult ei ole mõtet absoluutselt mitte midagi öelda. Ja niimoodi harjutad sa ennast olema hetkes, hetketeadlikkuses ja iseenda looja olemises. Iseenda looja olemuses enda elu loojana. Nii, ma soovin sulle toredat nädalat nendel pimedatel õhtutel mõtiskleda ja vaadata enda sisse ja anda vabaks, kas või kirjuta välja, põleta need paberid ära, mida sa enam oma elus ei taha ja mis pole sulle heaoluks, mis on sulle nii-öelda raske, valus olnud või allatõmbav. Ja alati saad selle välja kirjutatud paberi ära põletada, tänades kõiksust kogemuste eest, mida sa oled saanud. Soovin sul olla iseenda elu looja ja imelist kulgemist siis selle kalendriaasta lõppu, loomaks siis läbi enda reageeringute ka uut aastat.